Kärdlas toimunud Hiiumaa keskkonnapäeval oli tänavu teemaks meremajandus ja küsimus, et kas peaks Hiiumaa rohkem kasutusele võtma mere kui ressursi. Ja mina ütleks, et tegelikult küsimus ei ole kas, vaid küsimus on, et kuidas seda peaks kasutusele võtma. Ja esinejad tõid välja päris mitmeid võimalusi, alates kalakasvatusest, kalapüügist, karpide ja vetikate kasvatamisest kuni siis energeetika, transpordi ja puhkemajanduseni. Nii et küsimus ei ole, et kas, vaid et Hiiumaal on seda merd nii palju, et see tuleb kindlasti võtta ressursina kasutusse. Meremajandus ja merekasutus selles mõttes jaguneb nagu erinevateks teemadeks, et osa nendest on päris palju merd kahjustavad või keskkonda koormavad ja teised on jällegi keskkonda taastavad. Näiteks vetika ja karbi kasvatusega tuuakse keskkonnast välja sinna kogunenud aineid ja sellega hoopiski puhastatakse merd. Nii et näiteks Kassari laht on üks Eesti puhtamaid tänu sellele, et seal tegeldakse aktiivselt vetikate kogumise ja ümbertöötlemisega. Tarmo Soomere tõi välja, et haridus on üks infrastruktuuri tähtis osa ja sellises kohas nagu Hiiumaa, kus on merd nii palju, on mereharidusel kindlasti väga oluline roll. Ja kui see nüüd ei ole ka otseselt laevajuhtimise ja laevamehaanikute erialad, siis vähemasti väikesadamate spetsialist, väikelaevajuht, vesiviljeluse spetsialist, merekeskkonna kaitse spetsialist, et sellised erialad võiksid olla kindlasti Hiiumaa merekultuuri või Hiiumaa merekasutussüsteemi osad. Oluline osa Eesti rannikust ja Eesti sadamate võrgustikust tuli teemaks juba siis, kui koostati Eesti merenduspoliitikat aastateks 2012–2020. Ja siis sai paika pandud kontseptsioon, et iga normaalse päeva teekonna kaugusel ehk umbes 30 meremiili kaugusel võiks olla üks sadam, kuhu saaks sisse minna. Ja sealt maalt on valminud näiteks Kärdla sadam, Kalana saanud uue väljaehituse, Sõru, Roograuka, Orjaku ja mitmed teised. Nii et Hiiumaa sadamatega olen tegelenud päris pikalt ja Hiiumaa sadamate võrgustik on tänaseks, julgen öelda, üks Eesti parimaid. Merendus on päris pika vinnaga ja konservatiivne valdkond ja pärast Eesti taasiseseisvumist läks merenduse taaskäivitamisega veidi rohkem aega kui võib-olla muudes ärivaldkondades. Nii et mina ütleks, et kuskil aastatel 2010–2012 koostati selline merenduskontseptsioon, mille järgi sai reaalselt hakata siis merendustaristut ehitama, välja arendama, sellele toetusi taotlema ja seda kasutusse võtma. Nii et ümmarguselt on siis sellega praeguseks tegeldud juba 13-14 aastat. Kui me hakkasime rääkima sellest, et Kärdlas oleks vaja uut sadamat, see võis olla kusagil aastal 2010, oli sellele väga palju vastuseisjaid või kõhklejaid, aga ometigi suutsime selle ettepaneku arusaadavaks teha Kuressaare näitel. Kuressaares oli just uus sadam valmis saanud ja pärast seda, kui Kärdla sadam välja ehitati, ei kahtle enam keegi, et tegemist on linna ühe olulisema ja parema piirkonnaga. Sellest, et Kalanas võiks olla korralik külalissadam ja kohalike kogukonnasadam, hakkasime samuti rääkima kusagil 2010–2012 aasta vahel ja tookord tundus see mõte kõigile ebareaalne, et kellele ja milleks sinna sadam. Ja esimeses taotlusvoorust me selle jaoks raha ei saanudki, aga järgmises voorus juba leiti, et see projekt väärib toetust. Nii et võib öelda, et see oli päris pika vinnaga töö, see võttis aega üle 12 aasta, aga selle sadama me lõpuks sinna saime. Kalana on Rootsi poolt tulles esimene sadam, kuhu saab sisse pöörata pärast Läänemere ületust. Samamoodi on see oluline piirkonna elanike jaoks, sest sealkandis on meri üldiselt üsna karm ja mujalt paati vette lasta ja paadiga merele minna on keeruline, nii et see sadam on oluline nii külaliste jaoks, kes tulevad Rootsi poolt, kui ka kohalikele inimestele ja merematkajatele, kes tahavad sõita ümber Hiiumaa.
sadamad ja turism on omavahel väga tihedalt seotud ja kuigi Eestis tänaseks veel vastavat uuringut minu teada ei ole, siis soomlaste analüüsid näitavad, et tegemist on väga suure majandusharuga, mis hõlmab endas oluliselt rohkem kui ainult paatide müüki, sadamakohtade renti ja paatide säilitamist ja hoiustamist. Et sinna juurde tulevad ka kõik muud teenused, mida sadamate juures pakutakse, kas või restoran nagu siin Roograhus või külapidude pidamise koht või ka muud puhkemajanduse teenused, majutus, meelelahutus ja nii edasi. Et selles mõttes on kindlasti väga tähtis, et see sadamate võrgustik oleks avatud nii maa kui mere poolt, ehk et sellest saaksid kasu nii meresõitjad kui ka piirkonna elanikud ja külalised. Meri on see, mis teeb Hiiumaa unikaalseks. Meri ümberringi ja neid võimalusi on siin tegelikult palju rohkem, kui täna ära kasutatakse, et me igapäevast elu elades võib-olla ei mõtlegi sellele, missuguseid unikaalseid ärilisi ja kultuurilisi võimalusi see meri võiks pakkuda ja kui me seda teeme keskkonnaga kooskõlas ja tasakaalus niimoodi, et me keskkonda ei koorma ja sellega looduslikku seisundit ei halvenda, siis see võiks anda oluliselt juurde Hiiumaa majandusele, Hiiumaa töökohtadele, Hiiumaa haridusele. Lennart Meri ütles kunagi, et riik, millel on väljapääs merele, ei saa olla väike riik. Et selles mõttes on Eesti kindlasti maailma mereriikide hulgas väga tegija, et meil on mereala ja merepiiri oluliselt rohkem kui mitmetel suurtel Euroopa riikidel. Nii et selle potentsiaali ärakasutamine peaks olema meie auasi ja meie võimalus, nii majanduslik kui poliitiline võimalus. Ja selleks, et merd kasutada, peab olema vastav teadmine, oskused ehk siis mereharidus ja merekultuur.